Nii, ja õige pea mõne päeva pärast ongi juulikuu käes. Rõõm on näha inimesi siit Saaremaa erinevatest nurkadest, ka Sõrvemaa on ilusasti esindatud. Tore, et evangeelium on jõudnud igale poole ja puudutanud inimeste südameid ja elusid ja tänu Jumalale selle eest. Selle kuu oleme käsitlenudki evangeeliumi ja missiooni teemat ja loen enne, kui tõuseme palvele ja ülistama Jumalat, siis ka piiblist vastava teksti. Teen seda Matteuse evangeeliumi lõpupeatükis 28. Väga huvitav, tänane kuupäev on 28 ja peatükk, mida ka loen, on 28. Ja ma loen siit alates 16. salmist. Ja siin on siis lugu, kus Jeesus ilmub jüngritele ja läkitab nad evangeeliumi kuulutama. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Aamen. See on huvitav, et seal ka sellel hetkel, kui Jeesus ilmub peale oma surnuist ülestõusmist, on ikka mõned veel kahe vahel. Ja ei ole päris kindlad, kas see kõik, mida nad näevad, on tõsi või on üks suur ilmutus, aga Jeesus vaatamata sellele, et seal oli neid, kes kahe vahel olid, annab ikkagi väga selge üleskutse ja sõnumi, et te peate nüüd minema ja jagama kõigest sellest evangeeliumist ehk rõõmusõnumist sellele rahvale, kelle keskel te elate, aga ka palju kaugemale ja palju laiemalt hõlmas ta tegelikult kogu planeeti Maa. Kristlik usk ei ole ainult see, et me tuleme pühapäeviti kirikusse. Ilmselgelt see kuulub meie elu juurde, aga kristlik usk tähendab, et me kuulume tõepoolest Jeesusele Kristusele, kes andis ka selle suure missiooni käsu ja oleme osa tema tohutu suurest päästeplaanist. Sina, kes sa istud täna siin, oled sellest osa, kes sa jälgid meid ka ekraani kaudu, oled sellest osa. Nii et Jumal on teinud midagi väga suurt ja võimast. Ja enne kui Jeesus tõusis taevasse, ütles ta just nimelt need sõnad jüngritele. Ja siis ta läks Isa paremale käele. Need sõnad ei ole olnud siis ka mitte ainult nendele apostlitele, kes tollel hetkel seal mäel olid, need on antud tegelikult kogu Kristuse kogudusele. Ja me teame, et kogudus ei kuulu ühelegi pastorile ja piiskopile. Kogudus on ikka Kristuse oma ja meie koos kogudusega. Täna, ma usun ka, tahab Issand meile kõike seda meelde tuletada, et tema on kogu meelevalla Issand. Minule on antud kogu meelevald. Ja meie oleme tema jüngrid ja meie ülesanne on selgelt elada nii, et ka teised võiksid õppida Jeesust tundma. See oli, mida Jeesus igatses, mida ta soovis. Ja ma usun, et kõige julgustavam selle käsu juures, mis siin sõnas oli, on just need sõnad ka, mina olen iga päev teie juures. Need on Jeesuse enda öeldud sõnad ja tema tõotus. Ja kus iganes sa ka ei oleks Jumala lapsena või mis iganes see olukord sinu elus ei oleks, see Jeesuse tõotus kehtib täpselt seal, kus sa oled. Mina olen iga päev teie juures. Ja me ka ju ei lähe evangeeliumi kuulutama mitte oma jõust, vaid see on püha vaimu vägi, mis on välja valatud ja selles väes me võimegi kuulutada üles tõusnud Kristust. Nii et avame ka, nüüd kui tuleme ülistame ja kiitma Issandat laulude ja palvetega,
oma südamed selle teadmisega, et issand on koos minuga ja ta hoolib minust, ta armastab mind, tema on olnud see, kes on mind kutsunud ja valinud. Nii et püha vaim on siin, et meid jätkuvalt kõnetada. Tõuseme palvele ja palume, et Jumal oma sõna läbi täna meiega kõneleks ja julgustaks ka. Isa taevas, me täname sind, et võime seista siin sinu lastena, olles sinu poolt kutsutud ja valitud. Tänu sulle, et sa oled andeks andnud meile kõik meie patud ja eksimused ja oled õigeks mõistnud meid. Ja sinu ees seistes me võime tõesti tajuda ja kogeda seda, et see ei ole mitte meie inimlik vägi, millega me sind teenime ja seda rahvast teenime, aga see on püha vaimu vägi, mis on läkitatud sinu poolt meie sisse. Ja tänu sulle, et sa oled teinud meist otse kui ühe palvekoja, kus sa ise elad. Ja sinu sõnad, mis on nii julgustavad ja kinnitavad, et sa oled tõotanud olla kogu aeg meiega koos, meie toimetamistes, tegemistes. See annab nii suurt kindlustunnet ja julgust minna vastu igale uuele päevale. Tänu sulle, Kristus, et sa oled oma tõotuste taga, sa oled tervendaja Jumal, nii vaimu, ihu kui hinge poolest ja palume, et ka täna, see aeg, kui me oleme siin koos, sinu sõna võiks meid kõnetada, võiks julgustada, kosutada, kõik see, milleks ta on läkitatud. Kiitus ja tänu kuulugu üksnes sinule, Jeesus. Amen. Ja me jääme seisma ja kiitame Jumalat. Sinuga koos ma näen võite, Jeesus, sinuga koos. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa. Sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaotada. Iial ei kaotada. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa. Sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaotada. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käid minu ees. Vägi nimes Jeesus, on võimas vägi nimes Jeesus Kristus. Igas sõjas võidu võtab ta, hiiglaste eest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võidata. Sest ma tean lõpuks võidata. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa
vaenlase kurjad plaanid ja pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase plaanid. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Pöörad need heaks. Ja veel sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks. Pöörad need heaks. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näin. Jeesus, sinuga koos ma võite näin. Sinuga koos võite näin, Jeesus. Halleluuja. Kui kellelgi on jäänud, kui kellelgi on jäänud, kui kellelgi on jäänud, kui kellelgi on jäänud. Jeesus ütles, tulgu minu juurdesse ja joogu elu vee. Lasu elavat veed voolata, sinu elavat veed voolata, minust läbi vaimu jõgi voolaku. Lasu elavat veed voolata, sinu elavat veed voolata, minust läbi vaimu jõgi voolaku. Voolaku. Kui kellelgi on jäänud, kui kellelgi on jäänud, kui kellelgi on jäänud, kui kellelgi on jäänud. Jeesus ütles, tulgu minu juurdesse ja joogu elu vee.
pühade viimasel suurel päeval hüüdis Jeesus valju häälega. Kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja mina annan talle elavat vett ilma hinnata. Tänu Jeesus sinu elava vee eest. Tänu Jeesus. Ja kaevul ütles Jeesus naisele, kes seda vett iialgi on joonud, see ei jänun enam kunagi, vaid tema ihust hakkavad välja voolama elava vee jõed. Tänu Issandale nende vete eest, elavate vete eest. Glory! Kui kellelgi on janu, kui kellelgi on janu, kui kellelgi on janu, kui kellelgi on janu. Jeesus ütles, tulgu minu juurdesse ja joogu elu veel. Las su elavat veed voolata, sinu elavat veed voolata, minust läbi vaimu jõgi voolagu. Las su elavat veed voolata, sinu elavat veed voolata, minust läbi vaimu jõgi voolagu. Voolagu, voolagu. Las su elavat veed voolata, 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 sinu elavat veed voolata, minust läbi vaimu jõgi voolagu. Las su elavat veed voolata, sinu elavat veed voolata, minust läbi vaimu jõgi voolagu. Voolagu, voolagu. Halleluja! Väike hingetõmbepaus. Tuleb natukene kiirem laul veel. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teenin ja austan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda teenin ja austan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd ma. Siin ülistame Jeesust. Me kiidame, me ülistame minu Jumal Jeesus. Minu Jumal, minu Jumal. Nii huvitav ja nii hea on öelda. Kas sa mõtled enda sõnade peale? Ma praegu mõtlesin, ma ütlen minu Jumal. Vau! Sul on oma Jumal. Sinul on oma Jumal. Minu Jumal. Minu Jumal on vägede Jumal.
veel. Minu Jumal on vägede Jumal, maa ja taeva kuningas. Minu Jumal on õiguse Jumal, au ja kuulsuse kuningas. Minu Jumal on tõeline Jumal, teda tõelin ja austan ma. Minu Jumal on õnnistuste Jumal, teda ülistan nüüd, teda ülistan nüüd ma, teda ülistan nüüd ma. Halleluja! Glory! Au Jeesusele, au Jeesusele! Au Jeesusele tõesti. Enne kui sa istud, siis ole hea ja tervita oma sõpra, kes on su kõrval, kes on su ees, kes on su taga, võid ringi liikuda ka. Tänu Jumalale. No nii, tore on näha, kes on jõudnud ka ülistuse ajal. Näen siin Soome sõpru juba rõõmustamas issandas. Tänu Jumalale. Tuli põleb igal pool. Oled sa Saaremaal või Soomemaal või Sõrvemaal. Ikka Jumal on seal sinuga koos, nii nagu alguses lugesime ja ei jäta sind mitte maha. Ta armastab sind. Meil on olnud ka siis see hea osa, kus me oleme saanud külvata Jumala riigi töö heaks ja kuna sellel kuul oleme käsitlenud missionit ja evangeeliumi kuulutamist, siis ma loen ühe kirjakoha, mis on Filippi kirjas, enne kui armastuse Anni kokku paneme. Ja siin siis on 4. peatükk ja ma loen siit 15, 16, 17 salmid. Ja siin apostlite tänu abi eest on selle lõigu pealkiri. Ja siis Paulus kirjutab nii. Teie, filiplased, ju teate, et evangeeliumi kuulutamise alguses, kui ma Makedooniast lahkusin, ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja võtmise arvestamisel minuga osaduses. Sest teie saatsite minu vajaduseks abiga Thessalonikasse rohkem kui ühe korra. See pole nii, et ma otsin andi, vaid ma otsin vilja, mis kasvatab teiepoolset arvet. Mul on nüüd kõike ja küllaga. Mu käed said täis, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu teiepoolse Anni ealõhnana, soodsa ohvrina, mis on Jumalale meelepärane. Sõbrad, kui me anname Jumala riigi töö heaks, ei toeta me lihtsalt, kuidas öelda, koguduse eelarvet. Me osaleme ka selles, mida me paneme kokku evangeeliumi kuulutamises. Kui sa täna paned rõõmsa südamega, nii nagu kiri õpetab, siis sa oled osaline juba evangeeliumi kuulutamises, sest ka selles maailmas vajatakse ressursse, et evangeeliumi kuulutada. Nii nagu Filippi kogudus aitas siin Paulusel viia evangeeliumi uutesse paikadesse, kuhu seda ei oldud veel viidud, nii saame ka meie oma andidega toetada just seda, et inimesed kuuleksid head sõnumit Jeesusest. Ja meie and, mis me paneme, kuidas kellelgi võimalus on, see võib olla väike, see võib olla suur, kuid Jumala käes saab sellest tõesti üks osa tema suurest missioonist. Tänu Jumalale, et meil on võimalus külvata. Ja see nädal, mis nüüd läbi saab ja järgmine, mis algab, on see kirjakoht kuidagi eriti kõnekas, sest nädalaks ajaks juba homme saabuvad meie keskele 4 pühi kirikust Keravalt 17 missionääri, kes tulevad, aitavad meile evangeeliumi kuulutada. Ja et katta kõiki neid vajalikke kulutusi, mis sellega seoses on, olgu see toitlustamine või väljaminekud või flyerite tegevus, see kõik on ka sinu panus selles osas.
Nii et ma palun, et meie armsad abilised tulevad ja aitavad kokku koguda siis selle armastuse anni, et evangeelium järgmisel nädalal jõuliselt saaks kuulutatud ja innukalt kuulutatud nii Kuressaare tänavatel kui ka erinevates paikades rannas ja ka siinsamas kirikus. Ja samal ajal, kui te panete oma andi kokku, siis ma nimetan ka mõned teated. Nimelt on meil siis järgmine nädal, meil on siin ka kuukiri, juulikuu oma välja tulnud, et see on täitsa tasuta saadaval ja seda võite siis võtta sealt foajeest, kus on need bülletänid välja pandud. Aga järgmine nädal on väike muudatus nii-öelda koguduse igapäevarütmis, ehk siis teisipäeval, kui on olnud osadusgrupp G4, siis sellel korral toimub ülistus ja palve ja tunnistuste õhtu, kuhu te olete kõik oodatud ja meie toredad sõbrad Soomest on jagamas oma lugusid, ülistamas koos meiega. Ja te ei pea kartma, kes soome keelt ei oska, et te jääte nagu umbkeelsed saarlased, ütleb piibel ka, vaid see tõlgitakse kõik ilusasti eesti keelde ka. Nii et kella 7:30 ülistus, palve ja tunnistuste õhtu. Kolmapäeval palve hommikut ei toimu, sest kogu see missioonigrupp ööbib meil kirikus. Ja siin on need päevad tegevusi täis. Küll aga kolmapäeva õhtul toimub evangeelne koosolek siinsamas kella 7 ja kutsuge kindlasti kaasa, kelle peale te olete juba võib-olla pikemalt mõelnud, palvetanud. Ma usun, et need evangeelsed õhtud on üks sõnum nendele inimestele, aga muidugi, kes on juba kristlased, muidugi tere tulemast ka siia kõigile. Ma usun, et Jumal teeb oma päästetööd ja evangeelium saab kuulutatud. Reede õhtul on evangeelne õhtu ja siis on siin natuke rohkem noori kui ainult Soome noored. Nimelt tuleb ka reedel Next Step suveseminar kogu oma armeega siia meie keskele juba hommikul ja me teeme ühe tõelise evangeelse väljasirutuse Kuressaare linnas ja õhtul peame siin ühe tõelise ka evangeelse noorteteenistuse. Nii et hingelt ma tean, et paljud teist, kes te olete ka 50+, tunnevad ennast noorena. Tere tulemast! See on meile kõigile. Nüüd laupäeval on selline üleskutse, et te teate, et suvepäevad Lootuse külas saavad sellel aastal taas toimuma ja me tegime ka eelmine aasta talgupäevad ja me otsustasime nii Muhu kui Nelikare kogudusega minna ka laupäeval siis Lootuse külla talgupäevadele. Ja kes nüüd tahab ühineda, siis andke mulle sellest teada ja seda ma ootaks tegelikult täna õhtul juba, sest seal on vaja ka registreerida ära, palju meid tuleb, aga kindlasti üks grupp on minemas siit ja ka Muhus. Siis pühapäeva hommikul palve hommik spordisaalis kella 10, pakume hommikukohvi kell 10 ja siis jumalateenistus kell 11, kus siis teenivad taas meie sõbrad Soomemaalt. Ja õhtul on siis ka selline, kuidas öelda, viimane õhtu koos nendega ja teeme ühe grilliõhtu. Me tegime seda koos inglastega siin kiriku tagahoovis ja teeme ka koos soomlastega ja sinna on oodatud ka siis kõik teie, kes te olete siin ja võite kaasa võtta ka oma sõpru ja tuttavad. Need on alati sellised head vabad õhtud, kus saab vestelda ka üksteisega. Ja päeval nad teenivad ka Muhumaal Ellamaa külakeskuses, nii et see on siis olev nädal, mis seisab meil kohe ukse taga ja toob kaasa erinevaid sündmusi. Nüüd ma annan väikese ülevaate ka teile ehitustöödest. Eelmine pühapäev ka diakon Ain jagas teiega siin seda, et meil tööd käivad ja kes on vähegi tähelepanelikum, siis ta on märganud, et maja esine tuulekast on täiesti uus tehtud ja ehitusmehed, kes seda vana lammutasid, ütlesid, et see oli lihtsalt kohutav. Igas sarika vahes olid surnud tuvid, tuvipesad, see oli kõik juba kõntsa täis, kõik oli pehkinud, aga tänaseks on uus tuulekast olemas. Maja taga on veel 2 tuulekasti. Tuvid pääsesid sinna, sellepärast et otsad olid lahti, nüüd on otsad ilusasti kinni.
ja tuvid enam sinna ei pääse ja muidugi need ehitustööd kõrgustes ei ole odav, aga me oleme otsustanud, et päris niimoodi ei saa, et kui sul on ikka oma maja, siis tuleb selle eest ka hoolt kanda ja asjad tuleb korras hoida ja korda teha. Nii et see töö on seal ees tehtud ja meil olid aknad ja on täna ka muidugi aknad, mis on olnud aastakümneid ilma piirdeliistudeta, seal oli ainult Magroflex ja siis päike ja linnud iga aasta tulid ja tegid seda nii-öelda oma pesade tarbeks sealt väikest korrektuuri ja nüüd on seal otsas juba kõrgustes ka näha, et aknaliistud on ilusasti pandud, osad on veel vaja panna, siis on vaja vahetada välja üks katuseplekk, mis on korstna juures ja sellega tegeldakse veel ja siis tahan öelda suur tänu Toomasele ja Aivarile, kellega me valmistasime nüüd sellel nädalal ühe külaliste toa veel ette ja saime eile ilusasti kõik enam-vähem valmis, nipet-näpet veel ja siis juba saavad 2 inimest ka selles külaliste toas peatuda. Nii et me järgmise kuu 2. pühapäeval võtame spetsiaalse ohvri ka nende ehitustööde tegemiseks. Toaga on kõik juba hästi, seal võlgasid ei ole ja arvatavasti järgmine nädal võib tulla juba esimene arve, see välitööd lähevad 13 000 maksma meil ja puud ka 4000, nii et meil on väljakutse, aga me oleme näinud, et kui me oleme ise ustavad, siis Jumal kuidagi õnnistab seda ettevõtmist nii, et asjad lähevad korda, asjad saavad tehtud ja võlgu ka ei ole. Ja mina imetlen alati seda, et see on nagu üks Jumala rahva, üks suur selline, ma ei tea, usaldus Jumala vastu, et sa paned oma osa ja Jumal paneb oma osa ja töömehed ka on väga tublisti teinud oma tööd, nii et ehitustöödega asi läheb edasi, aga me oleme väga heas kohas. Me oleme kogunud ehitustöödeks juba 4000 eurot, nii et juba on midagi olemas ja ma usun, et me saame selle aasta lõpuks päris mitmed tööd tehtud. Ja kui jääb mõni asi nii-öelda järgmisesse aastasse, siis teeme järgmine aasta. Aga korda need asjad tuleb teha. Siis 16-18 juuli on EKNK suvepäevad ja mitmed teist on juba arvatavasti ennast registreerinud ja osad, kes veel ei ole teinud seda, siis saate teha. Ja see on siis nii, et konkreetset laagritasu ei ole, aga ei saa öelda ka, et see on tasuta, sest see on vabatahtliku annetuse alusel. Ja oleme toetanud kogudusega ka juba seda uut PVC telki ja halli, mis sinna püstitatakse. Nii et väga palju olete just teie ka, armsad vennad-õed, seda evangeeliumi kuulutamise jaoks oma panusega teinud. Ja nii nagu nimetatud, siis 29 ehk siis järgmine homme tulevad siia Nelipühi kirikust Keravalt noored ja on nädal aega meie keskel, tuleb põnev aeg, nii et palvetagem, et need õhtud ja need noored ja meie noored, see on koostöö, saaksid puudutatud Jumala poolt ja igaüks leiaks oma potentsiaali ülesse, et sellega teenida issandat ja seda rahvast, kelle keskel nad on. Ja nüüd, kui me oleme juba missiooni juures, siis ka siin Nelikaare koguduses on olemas oma missiooni rakuke, kuidas öelda. Ja sellesse missiooni gruppi kuuluvad täna Toomas Suurorg ja diakon Ain Vares. Ain on aidanud alati sellise flyerite ja kogu trükiste poolega ja Toomas on tubli ehituse ja sellise majandusliku poole pealt alati kaasa aidanud. Ja siis täna armas õde Angela on, eelmine kord mainisin ka teile, andnud oma nõusoleku ja otsustanud anda oma panuse, et koordineerida seda missiooni tööd siin Nelikaare koguduses. Nii et ma palun, et Angela, Ain ja Toomas tuleksite siia ja me tahame kogu kogudusega paluda teile õnnistust, et missioonitöö, mida Jeesus pidas nii oluliseks, et ka see töö siin Nelikaare koguduses jätkuks, kasvaks, laieneks, paljuneks ja mul on hea meel, et siit on juba paljud missionärid välja läinud ja Taavet eelmine kord andis tunnistuse, on Kreekasse minemas see suvi missioonireisile. Mina ise olen sügise alguses Gruusiasse minemas ja kes teab, kuhu siit veel inimesi läkitatakse. Aga tõuseme ja sirutame oma käed nende poole ja
lihtsalt tõesti palume, et Jumala pühavaimu vägi täidaks neid armsaid. Isa taevas, ma tänan sind, et sina oled tõesti teinud ühe imelise osa iga inimese elus ja siin täna meil on suur rõõm, et me võime õnnistada Angelat, Aini ja Toomast missioonitööle, sellele, mis on oluline, mis on sinu silmis väga tähtis, et Jumal, see, mida nad ette võtavad sinu nimel, see, mis on veel täna teadmata, püha vaim, mina usun, et sina oled see tarkuse vaim, kes tood alati esile õiged asjad õigel ajal. Ja ma palun, et ka see grupp, missionääride grupp, kes saab olema siit kogudusest välja läkitatud ka, võiks olla õnnistuseks paljudele rahvastele. Anna korda minek, Issand, kõigele sellele, mida sina oled nende elus ette näinud ja plaaninud. Me tahame kogudusega paluda neile kaitset ja varju ja innukust, Issand, selles töös. Tänu sulle, et sa oled hea Jumal, kes kannad hoolt oma missionäride eest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Tänu Jumalale. Nii et kui kellegil missioon hakkab südames põlema, olge head, võtke istet, siis need on need 3 inimest, kes siin koguduses on vastutamas missionitöö eest. Ja ma usun, et nii mõnigi selle nädala jooksul, mis ees seisab, võib saada selle hea, selles mõttes potentsiaali enda elus ka, et olla osa missionitööst. See on midagi erilist. Nüüd ma ei ole kokku leppinud, sest ma ei teadnud, et Judit ja Edith oma peredega on siin, aga küll oleks tore kuulda enne, kui ma ise jagan Jumala sõna, ka Soomemaalt tervitus. Kes teist nüüd sealt tuleb, kas Judit, Jukis või Edith, see on nüüd teie oma valik, aga olge head ja tulge kõik koos siis. No, ei ole üldse nüüd valmistunud ette, mis nüüd ütleks, aga mis ma ütlen, kas kellelgi on midagi südames kohe öelda? Aga Edith. Ei, selles suhtes, et tere minu poolt ka. Ma lihtsalt tahan öelda, et meil on just meie uus kogudus Tables olnud 2 aastat nüüd ja lihtsalt me nagu iga nädal kuuleme, kuidas Jumal töötab ja teeb asju ja su usk täiesti kasvab ja ma ise ütlen, et ma olin viimane, nüüd kevadel oli see, et mul on 3 last, lapsed harrastavad kõike ja mu kõige nooremgi tahab minna hobisse ja siis ise tahaks veel harrastada midagi. Ja ma olin Jumala, et Jumal, palun anna mulle rohkem raha, mul on vaja rohkem raha. Lihtsalt ütlesin selle peale, ma ütlesin, ma ei tea, kas see on piiblilik, mis see on, aga Jumal, ma vajan rohkem raha. Ja tänu Jumalale meil oli arenguvestlus mu töö juures ja siis ma ütlesin oma juhatajale, et ma tahaksin kunagi jätkata õppimist, et ma olen seal töökohas olnud 2 aastat. Et ma tahaks minna kunagi, aga veel võib-olla mitte, et ma just alles lõpetasin kooli ja aga siis kuulevad, oota, meil on järgmine nädal juba hakkab sotsioloogi koolituse sisseastumiskatsed, et kuule, see oleks väga hea võimalus. Ma olin, et okei, ma mõtlen selle peale, läksin koju ja siis mul tulin järgmine päev tööle, siis mul töökaaslased veel tulid julgustama ja tulid muga kaas, 2 töökaaslast tuli kaasa ja mõlemad 3 läksime siis ja saingi sisse sotsioloogi kooli, ehk 3 aasta pärast siis olen sotsioloog ja pluss veel Jumal avas siis teise ukse veel, et ma olen lasteaias tööl, ma olen olnud assistent seal, aga Jumal avas veel ukse, et ma sain sinna õpetajaks ka, nii et tuli väike palgatõus ja nii et Jumal nagu paluge lihtsalt Jumalale, te võite olla Jumal ei karda teie neid palve soove. Jumal tahab, et olete ausad. Jumal tahab, et olete ausad ja Jumal tuleb vastab, mis iganes see vastus on. Vahel see võib olla ei, vahel et oota, aga Jumal vastas minule ja ma olen nii tänulik selle üle, et Jumal on hea. Okei, tegelikult ma ütlen ühe sellise tervituse, mis ma tundsin, kui ma istusin siia alla ja kui ma istusin ja olin siin nii ilusas, tundsite seda ligiolu, mis siin oli. Siin oli võimas. Ja ma kuidagi tundsin, et ma tahan julgustada teid, et kui me tahame Jumala ligi olla, ta tuleb. See on kindel vastus. Aga siis mul tuli selline mõte pähe seal tooli peal, sest praegu Soomes juhtub väga imelisi asju, mis me saame näha meie omas koguduses. Me oleme näinud, kuidas inimesed, kes olid juba pidanud lahutama, järsku elavad jälle koos.
Me oleme näinud selliseid tunnistusi, et sa lihtsalt võid vaadata ja öelda, et Jumal teeb väga suuri asju praegu. Aga üks imelisem asi, mis praegu on, et üks nõid, kes tegi nõiakooli Soomes, kes kohtus teemonitega ja ütlesid täpselt õiged nagu asjad, kuidas ta peab kooli tegema, on tulnud usule Soomes. Ja mul tuli selline sõna, et Jumal praegu ootab, kes ütleb talle jah, sest kui meie ei ütle jah, ta läheb, võtab need nõiad, sest nemad on julged. Ja mul tuli, sest nemad tahavad midagi teha. Ja praegu on nagu selline kutse, kes tahab, et Jumal kasutaks teda. Mul tuli selline sõna teie kogudusele. Kes on see, kes ütleb, et mina tahan? Ja tead see, kuidas hakkab välja nägema? See on siis, kui meil on ülistuse hetk, ütleme, nüüd me unustame kõik ja ütleme, kes meie Jumal on. Ja tead, see hakkab sellest, et sa oma füüsilise kehakaanad ütled Jumala, ütled, Jumal, me tahame näha, et sa saad kasutada meie kogudust. Ja ma tundsin täna hommikuses, et Jumal on valinud selle koguduse, aga ta valib need, kes ütlevad kõva häälega jah, ärge karke olla kõvahäälsed, sest nõiad on. Aga kui meid ei valita, siis ta läheb, võtab need nõiad ka kaasa, et Jumala au saaks siin maa peal tulla. Ja ma lihtsalt tahan julgustada teid, nii hea olla täna teiega koos. No tere, minu poolt ka. Lühikesed tervitused, lihtsalt ma tahan öelda, et teie kogudus on meile väga armas. Kui me tuleme siia jõuludel või suvel, siis me proovime plaanid teha niimoodi, et saaksime ühe korra pühapäeval alati külastada. Ja nüüd meil oli eile, meil oli sõprade juures, olime Pärnus käimas ja oli natuke väike mõte, et äkki jääks ööks sinna. Aga me kuidagi tahtsime suruda selle niimoodi, et tulime viimase praamiga öösel üle, et saime kogudusse tulla. Teie kogudus on väga armas meile. Ja isegi kui ma ei ole kunagi siin elanud, Judit elas siin 18 aastat või 20 aastat, aga kogu aeg teie kogudus on väga armas meile. Ja lühikest tervitust Soomest, me näeme kogu aeg, nagu Judit ütles, Jumal teeb kogu aeg asju. Me näeme meie kogudus, mida me oleme 2,5 aastat praegu teinud Helsingi kesklinnas, et inimeste abielud saavad terveks, inimesi tuleb usule, inimesed saavad ristitud, eriti noor põlvkond põleb Jumala järgi. Jumal teeb kogu aeg asju, et ära usus seda valet, et midagi ei juhtu. Ära vajus selle all, et kogudus peab vaikne olema ja midagi ei juhtu ja me ei näe midagi, ainult Aafrikas imed juhtuvad. See ei ole nii. Jumal töötab kogu aeg, Jumal töötab Soomes ja me tunneme väga võimsalt meie südames ja vaimus, et nüüd on Eesti aeg ka. Ja me väga palvetame Eesti jaoks, me väga palvetame Eesti linnade jaoks, sest me usume, et Jumal näeb, et seal kardinate taga, mis mõned veel ei näe, on palju inimesi, kes tegelikult on täiesti valmis võtma vastu evangeeliumit. Ja nüüd ma tahan seda öelda teile ka, et Kuressaare aeg, Saaremaa aeg ja Eesti aeg on praegu, nüüd me vajame kogudus, mis tõuseb üles, on kõva häälega, nagu esimesel nelipühipäeval, kogudus on kõva häälega, mitte vaikselt, Aivar pane tuld juurde, järgmine pühapäev veel kõvema häälega, et nüüd vajatakse koguduse häält siin ajas. Suur tänu teile, armsad. See, kuidas Jukis on eesti keele ära õppinud, on hämmastav. Ma vaatan, et isegi vahel parem kui Editi ja... Ja tänu Jumalale. No nii, missioon tuleb uksest ja aknast sisse, seda me oleme aru saanud, aga see on ka, mida Jeesus palus, et me teeksime, et kuulutame evangeeliumi, jagame seda head sõnumit Kristusest. Ja minu tänane sõnum põhimõtteliselt kinnitab ka neid tervitusi ja ma usun ka need eelnevad pühapäevad, mis on olnud. Jumal on kõnelenud ja näidanud ja jaganud seda, et tegelikult me igaüks, kes me oleme tema poolt kutsutud, oleme ka teatud mõttes seal kohas, kus me tegutseme nii-öelda missionäärid. Ma loen korra veel selle Matteuse 28 peatükk ja 19-20 salmid meile meeldetuletuseks ette veel. Ja siin öeldakse siis Jeesuse poolt nii: minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Amen. Kui Jeesus andis oma jüngritele selle suure missionikäsu,
ei andnud ta neile lihtsalt, kuidas öelda, ühte ülesannet paljude ülesannete hulgas, vaid ta kutsus neid osa saama. Ja Jumal on kutsunud sind ka osa saama sellest missioonist, mis on tegelikult alustatud mitte meie poolt, vaid see on alustatud Jumala poolt, tema südames juba enne, kui maailmad said rajatud. Jumalal on väga konkreetsed, väga detailsed plaanid juba ammu ilma paigas. Kui me piiblit loeme, ja ma usun, et me seda teeme, kui ei tee, siis olge head, tehke seda. Piiblit lugedes me näeme, et läkitamine kui selline üleüldse on tegelikult Jumala olemuse lahutamatu osa. Kui sa loed piiblit, siis sa näed, et Jumal läkitas ingel Gabrieli Maarja juurde. Miks? Kuulutama päästja sündi. See oli, miks ta läkitas. Siis Jumal läkitab Risti ja Johannese. Miks? Valmistama ette teed Messia tulekuks. Jälle Jumal oli see läkitaja. Kuid kõige olulisem on see, et Jumal läkitas ühel hetkel oma poja sellesse maailma. Jeesus ütles Johannese 8:42 niimoodi: mina ei ole tulnud iseenesest, vaid tema on minu läkitanud. Jeesuse kogu elu, mis ta siin maa peal elas, tema teenistus, tema imed, mis ta tegi, tema õpetus, kõik oli tunnistus sellest, et isa oli tema läkitaja, mitte keegi inimene. Miks Jumal läkitas Jeesuse? Ka sellele piibel on andnud vastuse. Ja paljud selles maailmas küsivad, aga miks Jeesus tuli, miks ta pidi surema? Ja Johannese 3:17 ütleb väga selgelt, sest Jumal ei ole oma poega läkitanud maailma, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm tema läbi õndsaks saaks. See on, mille pärast Jumal Jeesuse läkitas. Ja täna istub siin hulk õndsaid inimesi, sest Jumal on teid kutsunud. Jumal läkitas Jeesuse päästma ja ta ütleb päästma kadunuid. Ta läkitas tervendama murtuid. Ta läkitas vabastama vangistatuid ja lepitama inimesi Jumalaga. See oli Jeesuse töö, kuidas öelda, sisuline osa. See tähendab, et missioon ei alanud kuskilt kogudusest. Tollel ajal ei olnudki konkreetselt kogudust nagu meil täna siin, vaid missioon algas Jumala südamest. Jumal oli see, kes oli läkitaja ja on tänapäevani. Ja kui me vaatame Jeesuse elu, siis kui Jeesus sai ristitud, siis Jeesus läkitas ühel hetkel oma jüngrid. Kui ta oli need kogunud kokku, siis ta neid ka läkitas. Ta läkitas neid, mis tähendab, et ta ei hoidnud seda missiooni, mis talle oli antud. Ta ei hoidnud seda ainult endale või enda käes, et nüüd mina olen läkitanud ja see kõik, mis ma teen, see on ainulaadne. Teie seda teha ei saa. Muidugi Jeesus oli ainulaadne, erakordne. Aga missioon ja missioon oli palju laiem. Ja Jeesus näitab seda, kui ta läkitab oma jüngreid, et see on ka nende jaoks. Ta läkitas 12 jüngrit, ütleb piibel, kõigepealt. Ja siis ühel hetkel ta läkitab 70 jüngrit. Ja pärast ülestõusmist läkitas ta kogu oma koguduse. Täpselt nii, nagu need salmid siin meile ütlesid. Nõnda nagu isa on läkitanud minu, nõnda läkitan ka mina teid, kinnitab ta Johannese 20:21. See on üks Uue Testamendi, võiks öelda, üks kõige olulisemaid salme ka. Meie ei loo, mina ka ei loo, Angela ei loo, meie ei loo oma missiooni, meie ei vali oma sõnumit, meie ei määra oma eesmärki. See kõik, mida me teeme, me jätkame seda tööd, mida Jeesus alustas. See oli, miks ta palus neil jätkata. Jeesus saatis jüngrid kuulutama mida? Kas iseenda elu? Ei. Ta saatis neid kuulutama Jumala riiki. See oli selle läkituse, kuidas öelda, tuum. Kuulutage Jumala riiki. Lisaks sellele ta ütles, tervendage haigeid ja kuulutage evangeeliumi.
Ta andis väga selgelt ka selle juhise, mida tuleks siis teha. Ja ta ütles neile, ja ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et sama kutse ja sama sõnum kehtib täna jätkuvalt, see ei ole muutunud. Ka meie istume täna siin või oleme siin koos ja meile on täpselt seesama sõnum kuulutada Jumala riiki, tervendada haigeid, kuulutada evangeeliumi. Just see, mida ka Judit ja Jukis ja Edith ütlesid, mis Soomes toimub. Tänu Jumalale, see on imeline, kuidas Jumala riik on läbi aastatuhandete levinud. Ei ole kordagi olnud hetke, kus me ütleks, et evangeelium on kuskil ära kadunud. On olnud erinevad perioodid ja rasked perioodid, ristisõjad ja kõik muu taoline. Aga evangeelium on levinud tänase päevani välja ja levib jätkuvalt. Miks? Sest Jumal on meie läkitaja, mitte meie ise. Me palume õnnistust, et Jumal õnnistaks seda tööd ja kui sa oled Jumala läkitatu, ilmselgelt sa elad ühe õnnistuse all. Ja sama kutse, millega ta läkitas jüngreid, sama kutse kehtib ka täna minu ja sinu jaoks. Sageli me mõtleme, et missioon on mõeldud ainult pastoritele, ma ei tea, evangelistidele, suurtele krusaadidel, olijatele, missionääridele. Ei ole, kui Jeesus ütles kogudusele minge, siis seal oli kõik, 5-laadne teenistus oli seal olemas. Ta ütles kõigile, minge, mitte oodake, kui inimesed tulevad teie juurde. Seda vahel juhtub ka, aga pigem ikka minge. Või et minge siis, kui teil aega on. Vaadake, kas sobib või ei sobi, ise otsustage. Ta ei rääkinud midagi taolist või ei õpetanud midagi taolist. Ta õpetas väga selgelt, et minge. Vahel on tunne selline, et läheks küll, aga mitte tänavale, vaid kuskil voodi alla peitu. Häbeneks seal natuke aega oma kristlase elu ja siis pistaks pea välja ja ütleks, kas veel on armupäev. Meil on erinevad tunded, mis meid läbivad ja mille sees me elame, aga me ei saa toetada või toetuda oma usuelus ainult tunnetele, vaid see on ikka Jumala sõna, millele meid kutsutakse üles toetama. Jumal ise on see, kes saadab töötegijaid. Ja seda piiblist me näeme ka. Jeesus ütles ju ka Matteuse 9:38, paluge siis lõikuse issandat, et ta läkitaks töötegijad välja oma lõikusele. See on Jeesuse palve. Pane tähele, et lõikus kuulub ka issandale. Ja isegi see põld, kuhu ta meid läkitab, see kuulub ka issandale. See ei ole ka meie oma. Inimesed ei ole meie loodud, need on tema loodud. Inimesed ka ei ole meie omad, need on tema omad. Nii et kui sa oled siin täna ja mõtled, et kas mina kõlban selleks, keda Jeesus saab välja läkitada, siis ma usun küll, sa ei istuks täna siin. Sa oled kõlblikuks tehtud Jumala armu läbi, õndsaks saanud, tema andestus sinu elus kehtib ja täpselt sama ta ütleb sulle, et kui sa istud täna siin, siis ka sinu jaoks kehtib see, et minge. Ja minu jaoks täpselt samamoodi. Ja tema on see siis, kes saadab töötegijad välja. Ma ei tea, võib-olla siin on mõni, kes ei ole kuulnud, aga üsna paljud teist olete kuulnud ka, et väga palju ju palutakse ka Jumal, saada ärkamine, Jumal, saada ärkamine. Ma ei leia, et Jeesus oleks sellist palvet kuskil palunud, Jumal, saada ärkamine. Ta ütles, paluge töötegijate pärast, põllud on lõikuseks valmis. Paluge töötegijate pärast, et Jumal saadaks välja töötegijaid. Võib-olla oleme aastaid palvetanud, et keegi teine läheks. Hea palve, mida paluda. Peaasi, et see minust kuskile kaugemale läheks. Et see keegi teine võiks minna. Aga võib-olla vastab Jumal meie palvele, kui sa seda palvet palud. Nagu Edith ütles, et vahel Jumal ütleb oota, vahel ütleb jaa, vahel ütleb ei. Aga võib-olla Jumal vastab sellele palvele, et aga mine hoopis sina. Mis sa siis teed? Kui sõna tuleb Jumalalt,
siis see on väga tõsine. Ma usun, et nii mõnigi on seda kogenud ka oma elus, et ikka palvetan, et see teine kuidagi moodi saaks selle laksu Jumala käest kätte ja siis ta põrutab ja kuulutab igal pool ja ma kannan teda palves ja kõik, tead, see on minu osa. Väga hea, seda tuleb ka teha. Aga me kõik peame olema selleks valmis, et anda tunnistus Jeesusest. Püha vaim on see, kes juhib seda kogu missiooni. See ei olegi meie jõust ega meie väest. See on Jumala püha vaimu vägi, millega meid on ristitud. Nii et apostel Pauluse elu oli ka üks ilus näide sellest, kuidas üks missionär on missionipõllul. Vahel tekib ka mõnda jutlust kuulates või sõnumit kuulates, et uskliku elu on nagu üks lillepidu, et iga päev on kõik väga hästi. Ei pruugi olla. Kui ma vaatan Pauluse elu, siis seal on seal on mitu näidet selles, kus Pauluse elu on sellepärast ohus, mida ta teeb. Paulus ei olnud lihtsalt üks, kuidas öelda, tore reisisel, kes rändas mööda maid ja ilusaid antiiklinnu ja vaatas neid. Ei ole. Ta oli Jumala poolt läkitatud mees. Püha vaim selgelt kutsus teda ja püha vaim juhtis ka teda. Nii et püha vaim sulges ühel hetkel tema ees uksed, teisel hetkel avas uksed, kõneles talle sinna linna ära mine, sinna mine. Ta oli nagu täiesti sõltuv püha vaimust. Kui Paulus tahtis minna ühte piirkonda, siin Uues Testamendis räägitakse sellest ka, siis seal on üks koht, kus vaim lausa keelas teda minemast. Ütles, stopp, sinna ära mine. Ja kui ta jõudis Troasesse, sai ta siis ühe nägemuse Makedooniast hoopiski. Ja Paulus korraga mõistis, et missioon ei tähenda lihtsalt ühte aktiivset meest, kes kõnnib kepi ja pauna ja millega veel linnast linna ja on üks tore reisija. Ta sai sellest väga hästi aru, see tähendab olla kuulekas pühale vaimule ja panna tähele, kuhu mul tuleb minna, kelle juurde tuleb minna, mida öelda. Ta oli püha vaimu juhtimises ja me vajame, vennad ööd, me vajame. Olles tema poolt läkitud, me vajame püha vaimu juhtimist, sest me võime ka inimlikult tõmmelda ja rapsida siia ja sinna. Aga kõige targem on, ma ootan püha vaimu juhtimist, panen tähele tema häält ja siis ma tegutsen. Nii et esimene missionireis viis Pauluse Küprosele ja Väike-Aasiasse. Teisel missionireisil sündisid kogudused Filippis, Thessaloonikas ja Korintoses ja kolmandal missionireisil kasvas Efesoses üks tolle aja, võiks öelda selline mõjukamaid kogudusi üldse. Ja kõik need paigad said puudutatud, sest üks inimene ütles Jumalale, yes sir, mina lähen. Miks? Sest ta oli läkitatud. Ja läkitatud inimesed kohtavad oma teekonnal, ma olen teiega aus, ka raskusi. See tuleb. Need kitsad kohad tulevad. Tänapäeval räägitakse vahest kristlikust elust nii, nagu oleks ainult üks edu, üks mugavus, üks õnnistus. Paulus koges midagi muud. Mida? Ta koges vanglat, ta koges peksmist, ta koges 3 korda laeva hukku, ta koges tagakiusu, valesüüdistusi, üksindust. Kui sa kõike seda pead taluma omast jõust, siis sa otsid kuskile ühe puu, jupikese nööri ja mõtled, et aitab küll. Paulus oli vastupidi. Mida rohkem teda kiusati, seda tulisemaks ta läks. Uskumatu, kuidas üks inimene Jumala käte vahel või vormitud saada selliseks läkitatud meheks, et ta ei kohku millegi ees ära. Ja kui te panete tähele, siis kõikides nendes kitsikustes, mis juhtusid, Jumala imed. Korraga lähevad vangluksed lahti, inglid ilmuvad. Ega Jumal ei ole mänguasi kuskil taevas, et siis kui tahan, võtan ja mängin temaga ja kui ei taha, siis panen ta sinna tagasi. Jumal on reaalne isik. Ta näeb täna sind, ta näeb täna mind. Ta näeb, mis on minu südames, minu mõtetes, mis on sinu. Ja ta väga tõsiselt suhtub meie eludesse ja tema soov on meid igati aidata. Nende raskuste sees Paulus õppis kõige paremini tundma elavat Jumalat.
Mitte, et me neid ootaksime või kuidagi ise esile kutsume, aga kui me oleme läkitatud tema poolt ja tegutseme, siis ma usun, paljud teist võivad öelda, et jah, mina olen ka ühel hetkel kogenud, on see töökohas, koolis, kui sa oled nimetanud, et sa oled kristlane, siis mõni pilk vaatab, et sa oled ikka täitsa segi, on ju. Ka see on teatud mõttes selline pilkamine, aga see kõgu pilge ei tule mitte sinule, sest sina elad ju Kristuses ja Kristus elab sinu sees. Tegelikult inimesed ei tea, et nad pilkavad sellega Jeesust. Aga sina Jumala väes oled täis armastust ja sa ei lähe üldse vihale. Sa oled nägu rõõmus peas ja see ajab mõnda vihale küll. Et kuidas sa selles olukorras veel nii rõõmus saad olla, aga sa tead, et see elu, mida sa elad, see on elu koos Jeesusega. Ja Jumal on tõotanud sind tõmmata välja igast kitsikusest. Ja Pauluse näitel me võime seda näha. Nii et suur missionikäsk, mille Jeesus andis, see kehtib jätkuvalt. See ei ole kaotanud ega minetanud oma väärtust ja tõsiselt võetavust. See kehtib. Ja täna me elame selles maailmas, kus me elame, kus miljardid inimesed ju tegelikult veel ei tunne Jeesust. Siin on väga palju meie ümber, mis toimub. Meie linnades elavad inimesed, kes pole kunagi kuulnud väga selget evangeeliumi. Meie naabrid, töökaaslased, sugulased, lähedased, sõbrad, tuttavad. Nad ei tea tegelikult. Nad on üht-teist võib-olla kuulnud kirikust ja teavad, et sa käid ka kirikus, mis juba on hea, aga päästjast, temast, kes suudab inimese elu mõjutada ja muuta, võimalik, et nad väga palju ei ole kuulnud veel. Aga meil ei tasu meelt heita, sest Jeesuse käsk ei ole aegunud ja ta ütleb, minge ja tehke jüngriteks. Ja see on asja teine pool, kõik rahvad. See ei tähenda ainult evangeliseerimist siis, aga ta ütleb, et minge ja tehke jüngriteks. Jeesus ei käskinud meil teha ainult pöördunuid, et inimene pöörduks, vaid ta ütles, et tehke nendest jüngrid. Ja jüngrid teevad omakorda jüngrid. Täna küsib issand, ma usun igalt ühelt meist, kas oled valmis olema läkitatud? Kas oled valmis? Võib-olla mitte Aafrikasse, võib-olla mitte Aasiasse, aga kas sa oled valmis minema oma kodutänavale, oma töökohta, oma kooli, oma naabri juurde? Kas oled valmis rääkima sellest oma tunnistusest, kuidas sa tulid usule, said päästetud, võtsid Jeesuse südamesse vastu? Kas oled valmis ütlema, issand, siin ma täna olen, läkita mind? Vau, ma kujutan ette, milline rõõmus hetk Jeesusele võib see olla, kui keegi ütleb talle, jah, siin ma olen, läkita mind. Ma usun, et ka Jumal, kes näeb ja kuuleb kõike, teab täpselt sinu olukorda. Tal ei ole vaja seda hakata ette lugema, milline see on. Ta teab seda. Ta ootab seda südant, mis on avatud temale. See maailm pakub täna väga palju, tohutult palju, aga ta ei paku seda, mida pakub Jeesus. Igavest elu, vabadust pattustest, elada koos oma loojaga. Jumal otsib inimest, kes ei ütle ainult, et keegi peaks minema, vaid just nimelt, kes ütlevad, siin ma olen, issand, mina lähen. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Minu meelest see tõmbab selle lõigu siin nii ilusasti kokku ja annab nii suure julgustuse, et ma ei pea olema läkitatud üksinda. Jeesus on koos minuga. Koos minuga. Ja kui tema on koos minuga, keda ma peaksin kartma? Mitte kedagi. Ta on minu issand. Tõuseme palvele. Jeesus, me täname sind, et sinu sõna, mis on nii elav ja nii õpetlik, on täna täpselt sama mõjuga, mis ta oli siis, kui sina seda õpetasid. Tänu sulle, püha vaim, et me ei pea inimlikult mitte midagi punnitama endast välja, vaid lihtsalt laskma voolata välja sellele armastusel, mis püha vaimu kaudu meisse on tulnud elama. Ma tänan, et sina oled see, kes sa läkitad. Sina oled see, kes sa kinnitad ja julgustad. Ja Jumal, me seisame täna sinu ees ja
Ei palu mitte enam, et läkita kedagi teist, vaid pigem, issand, kas mina võiksin olla see, kes sinu poolt saab olema läkitatud. Ma palun, et sinu püha vaim kinnitaks täna seda sõna meis igas ühes ja julgustaks meid evangeeliumi kuulutama seal, kus me parasjagu oleme, nii sõnade kui oma elu ja tegudega. Tänu sulle meie armsate Soome sõprade eest, kes on ka kuulutamas evangeeliumi seal ja kui nii mitmed on saanud ka parandatud just selle evangeeliumi läbi ja armastuse kaudu, mida nad on kuulutanud ja välja elanud, siis me täname sind. Palume, et ka siin Eestimaal, siin meie oma Saaremaal võiksid veel paljud ja paljud inimesed kogeda elavat evangeeliumi väge oma elus. Issand, mitte ei ole siis enam, et ma pean, vaid see on vaid ma tahan. Ma tahan seda jagada, sest selles on vägi. Tänu, et meie võime seista sinu ees sellistena, nagu me oleme ja paluda muudatusi seal, kus me neid vajame. Ja sina suudad seda teha, issand, meiega. Kiitus sulle, püha vaim, me rõõmustame sinust, me täname, et sa ei lükka kedagi välja. Vastupidi, sa tõmbad nad oma ligidusse, oma lähedusse. Parandad haavad, seod kinni haavad ja tervenemine toimub. Kuulutame ka Jeesus nende abielu inimeste üle, kellel täna on võitlused. Issand, me usume, et sinul on see vägi ja võim ravida hingehaavad, teha jälle kõik uueks, taastada see, mis on läinud katki. Jumal, me usume, et sinul on vägi ja võim. Oh Jumal, sa oled tõesti üks hea Jumal. Ja sinu arm on täna veel nii lähedal ja sinu lähedal olu on nii kogetav ka siin selles paigas. Jumal, me täname eeloleva nädala eest ja palume, et iga noor, kes tuleb ka sealt Soome maalt, võiks kogeda isiklikult sinu läkitust siia. Ja olles siin nad kogeksid ja õpiksid tundma evangeeliumi väge nii linnatänavatel, randades, raadiosaadetes, kui siin samas meie keskel. Me usume, Jumal, et sa annad ühe imelise aja, kus me saame palves ja ülistuses lihtsalt valada ennast välja sinu ees. Tunda rõõmu sellest, et võime olla sinu lapsed. Tänu ja kiitus sulle, issand, selle eest. Amen. Kiidame nüüd veel Jumalat. Mis võib patust päästa mind, veri, mille valas Jeesus, kus võib kaitset leida hing, veri, mille valas Jeesus. Mis võib patust päästa mind, veri, mille valas Jeesus, kus võib kaitset leida hing, veri, mille valas Jeesus. O kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb, allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. O kallis on see arm, mis lumi valgeks teeb, allikat teist ei tea, veri, mille valas Jeesus. Mis võib patust päästa mind, veri, mille valas Jeesus, kus võib kaitset leida hing, veri, mille valas O kallis on see arm, mis lumi valge
kaasa üks selline laul meeltesse, südamesse, et kui on andeks saanud ja sa usud andeks andmisse, vere puhastavasse väesse, mida Jeesus meie eest tegi, siis pole muud teha, kui hoida kõrgel oma lipp. Mu lipuks rõõm, mis on lehvimas südamelossi peal, minu südamelossi peal, minu südamelossi peal. Mu lipuks rõõm, mis on lehvimas südamelossi peal, sest mu kuningas on südamelossi sees. Lehvi kõrgel mu lipp, las kõik maailm näeb, las kõik maailm näeb, las kõik maailm näeb. Lehvi kõrgel mu lipp, las kõik maailm näeb, et mu kuningas on südamelossi sees. Mu lipuks rahu on lehvimas südamelossi peal, minu südamelossi peal, minu südamelossi peal. Mu lipuks rahu on lehvimas südamelossi peal, kui mu kuningas on südamelossi sees. Lehvi kõrgel mu lipp, las kõik maailm näeb, las kõik maailm näeb, las kõik maailm näeb. Lehvi kõrgel mu lipp, las kõik maailm näeb, et mu kuningas on südamelossi. Ja nüüd armastus. Mu lipuks armastus lehvimas südamelossi peal, minu südamelossi peal, minu südamelossi peal. Mu lipuks armastus lehvimas südamelossi peal, kui mu kuningas on südamelossi sees. Lehvi kõrgel mu lipp, las kõik maailm näeb, las kõik maailm näeb, las kõik maailm näeb. Lehvi kõrgel mu lipp, las kõik maailm näeb, et mu kuningas on südamelossi sees. Veel kord. Lehvi kõrgel mu lipp, las kõik maailm näeb, las kõik maailm näeb, las kõik maailm näeb. Lehvi kõrgel mu lipp, las kõik maailm näeb, et mu kuningas on südamelossi sees, et mu kuningas on südamelossi sees. No nii, lipud lehvima ja kõrgele ja ikka sõnum, Jeesus elab minu südame lossi sees. Jumal, õnnistagu sind ja hoidku sind. Jumal, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Jumal, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud päeva jätku teile kõigile ja kohtume kohvikus.